Täna saates. Münte, See Januvit on. Rohkem emotsioone, kui oskad ette kujutada. Kristjan jookseb, vaata filmi, Kristjan jookseb, ma elus niimoodi jooksid. Ja ägedaid leide nii muinast kui ka keskajast. Ettevaatlikult, ettevaatlikult. See on väga vana, see on hõbemint või? Ongi. Tere õhtust, aardekütid Kristjan ja Robin on jälle siin ja meid ootab täna ees põnev seiklus. Täna võtame ette suisa ajarännaku. Meie eesmärk on nimelt üles leida võimalikult palju keskaegseid esemeid Ja kui hästi läheb, äkki isegi muinasaegseid. põnev, lähme. Mulle tuli mingi kärbes kõrva peale. Tänane esimene vihje viib meid avaratele põldudele Viru-Nigula kanti, kust Ivani hea sõber Raivo on varem korduvalt vingeid asju leidnud. Vaata, meil on siin Nassula koht. Vana, jah. Tundub, et väga vana, jah? Ja kultuse kivi. No. On veel äge. Need on ju head märgid või? Jah. Nüüd mingi 30-ndate kaart, mis sul välja tuli siit. See on juba veel vanem, jah. Sa oled siin otsimas käinud palju? Paar aastat oleme käinud niimoodi vahelduva eduga, et kui kultuuri peale üle, siis lähme jälle. Ja mis te leidnud olete näiteks? Mõned Dirhemid, vanu Rootsi hõbemente, pronks mingid esemeid. Okei. Kõlab hästi. Jah. Paluks meile ka paar. Olgu, aga lähme. Kas sa, Robin, lapsena mängisid sellist elektroonikavängu, kus hunt püüdis mune korvi sisse? Praegu kuulan, kuidas see Ivani Sama hääl, jah? tektor hääl. Munad kukuvad korvist mööda. Edasi. Korvi. Jälle korvi, 2 punkti. Näe, seal kukkus maha. Mulle meeldib see, et sa hinges oled ikkagi laps. Ega suureks ei saa, jah? See on võluv. Jah. Lapsemeelsust on meie tiimis aga veel ning kehva leiu järgne pettumus ja Edgarti julmad naljad viivad ka Robini tantrumi äärele. Ei ole hullu, aga Ei, on küll hullu. kurat, äkki on mingi dirham. On või? Ei ole. Kuule. On ikka suur põld. Ei oled lihtsalt tavaline talunik, kes on siuke põld, mida harida. Ja Masendav ju. traktorit ei ole. Nii suur. Käsitsi hobusega. Näed, et see on päris palju lubav. Kui palju? No 50-50. Millega? Kas mingi, ma ei tea, traadijupats või siinegi kusalgi. Ongi. Mint! Ongi. Ongi! Mine pekki. No see on ikka hea käsi. Ivan! Münt! Jaa! Mine pekki, mis asi neil on? Vana münt, jah. Aga me pärast saame, Kristjan jookseb, vaata filmi, Vaata, Kristjan jookseb, ma elus niimoodi jooksid. Siia vanem hea muusika taustaks pärast. Vaata, mul on külmavärinad. Ta vaata, mees elutus sellest niimoodi. Nii põnev. Aga mis fakt siin, nagu saare aegne või? Mulle tundub nagu see kuradi kotkas või? On või? Ja, saari kotkas justkui oleks, jah. Dobre. Palju õnne. Palju õnne. Oja, mul on aimdus. Davai. Vaata. Mis pidi ma olen? Otsi siit. Jumalad on rääkinud. Ma tulen sinu suunas. Näed, ja nii pidi ei võtta midagi järelikult. Mingi jama. Eks siis on niimoodi, et nagu kui leiad midagi, siis Jumal tahtis ja kui ei leidnud, siis on ka, et Jumal tahtis. Jah. Nii on. Kuidas need mündid siia said? No, üks selline arvamus on, et lihtsalt põllumehed viskasid ühe münte enne kui vilja panna. Nagu vilja õnne nagu teha, jah? Teine põhjus näiteks, kui oli mingi pidu, mingi pulm või midagi veel, siis kogu küla läks kogugi põllule, siis paljudel naistel näiteks olid siuksed kaunistused, mis olid tehtud vanad müntidest. Ja tavaliselt sellistes müntides sees on auk. Ahah, et on sealt kaela ehtest nagu ära kukkunud kuidagi. Ja kolmas variant on see, et näiteks mingi vana talu inimesed elasid siin pärast juba aastate jooksul. Maja enam ei ole, aga kõik, mis oli.
kaotatud maja seest näiteks. See on läinud üli põldu. Mööda põldu laiali. Selge vilt. Oleme maru õnnelikud, et meie pundis on nii laiade teadmistega mees, nagu seda on Ivan, kelle käest saab alati iga leiu kohta küsida. Mõnikord ei pruugi aus vastus aga olla just meeldivate killast ja mõjub hoopis kui külm dušš. Kui haruldased muidu need mindid? Need on päris tavalised ausalt öeldes. Siis selle lõikame välja. Tead, see on suvast siuke suvaline. Kui oleks mingi haruldane münt, siis ma ka nagu ütlesin, kuule. 66, 3 sügavust, 70. Viikingiaegne ehe või? Sulle. Ossa! Vaata! Ma isegi ei ole näinud siukest nagu päris elus, ainult raamatus. Tegelt? Jah, ütlen sulle ausalt. Sa ütled, et see on viikingiaegne? Jah, see peab olla viikingiaegne, muinasaegne võib-olla isegi. Eestis ei olnud kristlust veel. Mida? Jah. Mis me leidsime praegu? Kuule, aga äkki on siin veel neid või? No, proovi mitaliotsejaga veel. Vaata, nüüd mul tuleb kananahk peale kätele praegu. Ongi! Küll hea tunne, kui oled leidnud mingisugust samast asja, on ju? Jah. Vaata siin ka, siin hunnikus äkki. See on juba välja käivatud. Näe, münt. See on münt. Ongi. See on väga vana münt. Ütleme ära. Ossa, poiss! No, see on Rootsi oma kindlasti, Rootsi ajal vermitud. Okei. Aasta umbes 1500 lõpp. Kuule võimas, kuhu sa meid toonud oled jälle? No, suurepärane, suur kohti. See on võimas koht. Oleme leidnud münte, Rootsi aegne hõbemünt. Ongi nii või? Jaa. Oho. Oota, me leiame ka koha. Kuule, ma arvan jälle ehe. On jah? Jaa. Kuule, see on ka väga vana. Ivan! Viikingi aare jälle. Jaa. Jumal robustne. Jumal äge. Sajand. No, 9. 10. sajand, umbes niimoodi, ma arvan. Arvad, jah? Vaat, mille järgi saab aru, et on vana, on see, et vaatad peale nagu lapsed oleks teinud. Täpselt. Kuule, aga kuidas tundub, tõmbame päeval alla või? Lahteks minna ei tohi. Ma arvan, need leiud jäävad meil eluks ajaks meelde. Kindlasti. Pärast selliseid võimsaid leide oleme väikese puhkuse ja 8 tundi und igati ära teeninud, et siis homme uues kohas jälle värske hooga otsima asuda. No nii, hea televaataja, oleme täna tulnud Suisleppa. Miks me siia tulime? Kohe selgub, meil on vastas igal juhul Suisleppa veski, omanik ja looja ja kordategija Artur, tere! Tere jõuda! Tervist! Tere tulemast! Sina oled selle veski peremees, see on nüüd siis ka mõisaaegne veski siin või mis? Mõisa pere on ta ehitanud siia lagedale väljale, tollel ajal seda küla siin ümber ei olnud. Mis seisus see veski oli, kui see sinu kättesse sai? Tead, see veski oli täpselt selline, et ta oligi kivist toru. Aknaid ei olnud, uksi ei olnud, ülemised 3 korrust olid sisse kukkunud, krunt oli võsa täis. Kuule, aga läheks vaataks, missugune see seest välja näeb? Aga lähme. Kui ma seda veskit tegema hakkasin, siis esimene asi, mis ma tegin, oli see, et tegin siia ajutise katuse ja siit ma panin siis sinna üles müüri peale, panin redeli, ronisin sinna üles, kivid järjest kukkusid jalgade alt ja siis kõrvalmajas 2 vanamusti istusid trepikoja ees ja arutasid. No nüüd käis alla, nüüd käis küll alla. Nüüd hakkad, jah? Jah, täitsa nagu panuseid. Väga tahaks teada, mis seal üleval ka on. Aga vaatame korra. Lubad sa? Vaatame uut võlli ja siis... Vaatame need võllid üle. Kohalikud võllid. Kuule, aga kas olen õigesti aru saanud, et tegelikult vanasti see kuppel siin oli nagu pööratav, et seda sai vastavalt tuulele siis settida? Vanasti oli jah, see tegelikult ongi nagu tüüpiline Hollandi tüüpi tuulik. Saaremaal meil on siis sellised veskid, millel keeratakse tervet veski. Kogu maja keeratakse, jah? Aga Hollandi tüüpi tuulikutel keeratakse pead. Aga minul siis sõbrad kohalikud joodikud varastasid selle raudtee ära, mille peal see veski keerles. Linnalegend räägib, et nende rööbaste eest saadi suisa 2 pudelit viina. Linnalegend on täiesti õige, jah.
Veski on üks hea põhjus see suisleppa tulla, tõesti, vaatamisväärsus. Aga tegelikult on üks põnev lugu sul veel. Siit samast põlluservast on leitud 3000 aastat vana kivikirves. Selle leidis siit Veski naaber Peeter Jakobson ja leidis juba umbes 95. Ja Peetril oli ta lihtsalt naela otsas kuuri juures ja Peeter võttis selle sealt naela otsast ja andis mulle kaasa koos piimaga. Nii kaua, kuni siis Valdur Mikita tuli mulle siia külla ja Valdur tegelikult võttis selle kivikirve Tartusse kaasa ja Valduri tuttavad ajalooteadlased ütlesid siis, et see kivikirves võib olla kuskil 4000 kuni 4500 aastat vana. Sa enam-vähem tead, kus kohas see kirves leiti põllu peal? Ma enam-vähem tean. Äkki läheks vaataks enam-vähem sinna kanti või? Tegelikult on sealt leitud ka natuke moodsamaid asju. Meile sobib pronksi ja kirves sama hästi. Sobib ka eilane kuld sobib meile ka. Selles mõttes, et me ei ole valivad. No lähme vaatame, äkki midagi leiame. Oota. Siin on mündid ja siis on siin... See sõrmus on nüüd siit põllu pealt leidnud. Juhised ja suund käes, ega nüüd polegi muud, kui asuma otsima. No Kristjan, ava pauk, pane detektor tööle. Oota, kohe. No kus võtab aega sul ikka? No see toore klapp oli kinni. Võtab ikka aega, et seda atra seada, jah? Jah. Nii, no. Tartu maalt. Nii. Kohe kuld või? Kõve mõnt. Ära ütle. Ei saa olla ju. Mingi suur asi või? Kus sa? Mis asi see on? See on, jah? See on mingi põlluharimise riista, mingisugune tükk. Aga õnneks leidsin äkki. Midagi kohe leidsin. Jaa. Huvitav, üks see asi mulle hõbeda signaali näitas. Äkki on ikka hõbe. Masin teeb elu põnevamaks. Hõbe roostetab või? Pole kuulnud. Ei ole kuulnud. Mõtle, kui oleks siuke hõbeda kang. Ma läheks pensionile. Hõbened nii palju ka ei maksa, aga siiski. Mõne vaba päeva saaksid võtta endale küll, jah? Oot. Tule palun korra eest ära. Tule vaata, Edgard. Mis asi see on? No? Näen juba. Mis asi see on? No aga Normes võtab välja. No? Tee vaikselt puhtaks. Ettevaatlikult. See on väga vana, see on hõbemint või? Ongi. See on Rootsi hõbeöör või see hõberaha. Rootsi hõberaha. Kristjan Hõbe-Ojang. Jah. Kristjan, kuule, tee niimoodi korra. On. Ja tee veel korra niimoodi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Emotsioonid on laes ja Robin ei saa endas ootamatult targanud lauluhimu enam pidama. Näosaade. Nii. Kes on? Michael! Tubli, 5 punkti. Väga kõrged numbrid, 82. Mis asi see on? Pudelikork jälle säras nagu hõbe. Kuradi pettumus. Äkki see on kuldega lihtsalt hõbedaks võrritud. Kindlasti. Mulle meeldib see Kaata lootus. Järgmised tunnid maas onkimist enam erilist tulemust ei too, kuid Kristjanit on tabanud kullapalavik ja teda on väga raske veenda põllult lahkuma. See läheb liiale, Kristjan. Jah. No siit peab tulema veel üks hõbemint. See ei saa olla ju ainus terve põllu peale. Ja kogu aeg sama jutt. Kogu aeg on sama jutt. Lõpuks aga siiski õnnestub ja saame liikuda edasi. Aardekütid jätkavad. Kui Viru-Nigula põldudelt tuli välja õige mitu 1000 aasta vanust leidu, siis nüüd püüame veel suuremat kala ja otsime Suislepas aladelt, kus varem leitud suisa 3000 aasta vanune kivikirves. Me oleme jätkuvalt Suislepa külas, siin on Suislepa mõis, mõisa taga on Õhne jõgi ja siit hakkame me nüüd edasi otsima. Millelegi pihta praegu, vasta kivi. Kuule, ma sain päris ilusa landi. Kas on kivi taga või? Hetkel see olukord on selline, et sääsed söövad räigelt. Ongi valik on, et kas sa oled kampsuniga ja palav on või siis oled niimoodi, nagu Kristjan on teesärgis
ja lihtsalt lased säästada ennast süüa. Minu magnet on kinni ja Kristjan on mingi suur asi otsas. Näe, siit. No? Mingi ketas. Ai, vankriratas. Päris korrali. Noh, kas see on sõjaaegse kahuri vankriratas? Kindlasti. Raudselt. Mis ta muud olla saab? Mis ta muud olla saab? Mündi sain, tegelikult. No, mis see on siis? 5 eurosenti või? Eurosenti, jah, 5 senti. Lapsed ka kohe kallal. Tead, selle võid endale jätta. Jaa. No nii. Noh, äkki tüdruk on jälle õnnelikum. Oot, midagi on otsas? No mingi traat on otsas, jah? Korra. Selle peal saab šašlõki küpsetada, kui vaja. Ei ole vaja. Tegelikult ei ole vaja selles mõttes. Tead vist tuleb osata nagu loobuda ka mingil hetkel. Mulle tundub ka. Viimased 3 viset ja siis ma tõmbad alla joone alla. Ma pikutan natuke. Pikuta. Vaata, ma kohe tõmban sulle midagi ilusat. Sina sikuta, mina pikutan. On tööjaotus. No mis sa said? Veel midagi või? Ossa. See on suur roostes tüki. Vau. Kaasaegne kunst. Jah. Lähed ka siis. Nii, see oli leiuämbrisse. 3, nüüd tuleb 2 viset veel. No nii, aga mina mehed sain vist tangi kätte. On jah? Jaa, mul on vaja teie abi. Kus on? Kus sul on see? Pommiaugus. Iga koht. Kõlab ahvatlevat. Sikutama minna. Midagi suurt on otsas, jah? Väga raske. Kuidagi üle kivi valesti tuleb nagu, eks? Jaa, nüüd on jälle kinni. Jõuksutame koos. Ühiselt sikutame magnetit nagu muinasjutu naerist ja nii õnnestubki see kätte saada. Lõpp hea, kõik hea. Alles on meie nunnu. Alles! Kuule, aga päev saab läbi. Kas tõmbame joon alla tänaseks? Tõmbame joon alla ja. 2 päevaga kogunes ägedaid leide lausa rekord palju ja edasi liigumegi Eesti vanimasse antiigiärisse, et need lõpuks ära hinnata. Tere tulemast Virutarav antiiki. Aitäh, rõõm. Tere jälle. Nii, kuidas läinud on? Kuule, ilusti on läinud. Meil on täna asju, mis me arvame, et on päriselt kaugitavad, isegi sulle. Kogemuste järgi ma tean, et münt on valmistatud kuskil 1810 kuni 1825 vahemikus. Peame minema sinna laua juurde korra. Teeme liigumata või? Sa näed suhteliselt ähmaselt, näed sa seda sama kulli kuju. Kas siin ei ole loetav see aastaarv ega midagi? Nii, jah, siin on nagu ähmaselt see 2 näha, et tegemist on 2 kopiterisega. No, olenevalt sellest, kui palju loetav on, siis leiunurgas on nad 1 euro tükk. Selge, aitäh. Nii, aga siis on jäänud 2 minu arvates kõige magusamat leidu, vähemasti see emotsioon oli kõige magusam, kui need maasest välja tulid. No, kui sul siuke sädele osina maasist välja tuleb, see on ju tore. Absoluutselt. See on huvitav. Virumaal. Ahaa. Siin on peal number 24. Number 24 tähendab 1/24 taalrit. Nii. Ja on numbrid peal 6 ja 9. See tähendab seda, et tegemist on aastaga 1669. Kuidas ta nagu aastal 2024 on? On ta selline väga levinud münt, mis igal mündikollektsionääri valvumis on? Ma arvan, et ta on pigem natuke vähem levinud. Ahaa. Ma peaks šükkama, mis hindadega neid müüdud on. Ma kuidagi tunnen, et me oleme saanud millegi erilisega hakkama. Kui me toome sulle lauale mündi, mida isegi Andri peab tšekkama. See on müüdud, viimane hind on olnud 59 naela. Oho. Ehk siin on ka toodud ära 70 eurot. Päris hea väärtus tegelikult. Päris tore leida. Vägev. Nii et tunnen rõõmu teie üle. Aitäh, tunneme ise ka. Vaatame need kõige vanemaid asju, siis tundub, ma tõstaksin need siia eemale. Siin tundub, et on tegemist vanade pronksist asjadega. Kas pronksist tähendab kohe pronksi aega või? Ei, siin kindlasti mitte. Pronksi aeg oli siis, kui kirveid tehti. See on pigem ehted, mis on, või ehteosad, mis on valmistatud kuskil. Noh, minu arvamus on 14-15 sõja. Aga võib see ka olla muinasaegne?
mingi võimalus on kindlasti. Ei saa välistada. Ei saa kindlasti välistada, sellepärast ma saangi soovitada arheoloogia muuseumit. Selge. Tore, Andre, aitäh sulle. Teeme nii. Sinu teadmised on kulda väärt. Kohtume järgmine kord. Ja, absoluutselt. Kui varateed võiks olla ja mis asjateed võiks olla? See leid, see on täiesti selgelt käevõru. Ta on täpsemalt käevõru ots ja seda tüüpi käevõrud said Eestis populaarseks juba 10. sajandil. Aga tal on teravad servad, võib-olla see on natukene hilisem siiski, et ta on võib-olla 11. sajandist. Tegemist on ikkagi suhteliselt haruldise huvitava leiuga, kusjuures on välja käidud idee, et seda tüüpi käevõru ongi Eesti meistrite leiutatud ja siis juba 11. 12. sajandil siis levisid ka naaberaladele. Ahaa, Eesti Nokia on meil siin käes. Jah, see on meie oma käevõru tüüp, mis saavutas ka naaberaladel populaarsust. Nüüd see teine ese, see on ka üks osa ehtest tegelikult. See on mõningas mõttes hästi huvitav, sest ma ei tea, et Eesti materjalist oleks varem midagi taolist välja tulnud. Toho, leidsime midagi esmakordselt. Aga muidugi ma ei saa kindlalt öelda, ega ma ei ole kõiki ehteid üle ka vaadanud, mis meil kogudes on, aga seni silma ei hakanud. Aga nüüd selle kuju ja eriti siin taga nähtava siis 6 augu põhjal, siis ma kahtlustan, et tegemist võiks olla ühe detailiga siis naise rinnakeest. Osa keesid oli selliseid, millel oli mitu keerida. Ja tähendab, see näitab, et sellel võis olla 6 keerida. See on üpris haruldane. Ja vaata, et need keed, need on pronks rõngastest tehtud, eks ole, et nad omavahel sassi ei läheks. Siis vahepeale pandi selliseid vaheplaate, eks ole, et siis nad püsiksid ilusasti reas, eks ole. Mis ajastust räägime? Aga ajastu võiks olla tal 11–13 sajad. Muinasaeg ikkagi? Ei, muinasaeg kindlasti jah.